mõminaga, suminaga, algab uus päev kuminaga, päiksekiirte sosinaga, naeratuse rosinaga. Ja lasta kaob, lasta kaob, lasta kaob, lasta kaob nüüd. Kuus on algus akna taga, hommik algab valgusega, pimeduse krõbinaga, jälle taandub tasa-tasa. Ja päev las tulla, las tulla, las tulla maale. Kui elu armas, kui päev on nii pikk, kui saabun rõhutu videvik, saada mõtted magama, et kõik saaks jälle otsast alata. Tere tulemast minu poolt ja palju õnne teile õpetajate päeva puhul, ilusat õpetajate päeva kõikidele õpetajatele. Olles ise olnud kunagi kooliõpilane ja olles varsti kohe koolilaste lapsevanem, siis ma tean, kui tähtsad inimesed on õpetajad meie elus. Nii et see on väga tähtis, et te seda tööd teete, see on, ma kujutan ette, väga raske, aga üks ääretult oluline amet. Ja ma laulan teile ühe laulu, mille ma kirjutasin, kui ma ise olin kunagi veel kooliõpilane, arvatavasti kuskil 2.–3. klassis, siis ma otsustasin oma koolile hümni kirjutada, mis oli selline, võib-olla isegi korraks ta oli hümn, aga kindlasti mitte kauaks. See on selline laul kooliõpilase sellisest raskest elust. Koolilapse töö on õppida selgeks emakeel ja muusika, sellepärast vaid sa harjuta, kodus natuke sa nuputa, muidu on sul kohe kahed käes, kontrolltöödes koolis hätta jääd, sellepärast vaid sa harjuta, kodus natuke sa nuputa, koolis pead sa hästi kuulama, et kõik asjad hästi selgeks saaks, tuleb teada, kus need asuvad, Tallinn, Tartu, Narva, Raplamaa. Kui sul hästi meeles 5 saad, koolist koju lähed rõõmuga, sellepärast vaid sa harjuta, kodus natuke sa nuputa. Vaata, kuidas hommikud jäävad, me väikeseid silmi vaatama. Vaata, kuidas õhtuteks saavad kõik päevad, mis antud meil mängida. Seni kui päeval on luba, saame ülesse alla kikuda. Tea, et homme juba tulen jällegi siia sind ootama. Ja nii palju me sees on rääkida veel 1000 lood. Suur maailm ees käib alles, kui päriselt koos kiigume. Võin olla tugev kui karu, kui
nüüd siis panen pea, istun maha. Mul on vein ja ilmatum aeg. Sellel hetkel just teiega tahan olla koos ja teha üks naine. Leidkem aega, et kohale tulla. Pole tarvis teil pruukida suud. Võime lihtsalt üksteise jaoks olla. Kui on öö näiteks vaatame kuud, sest nüüd ma tean. Nii ta on. Aeg ei ole meile armuline suugi olnud. Kui me sügisel alustasime, siis ma käisin Järvakandi kooli aktusel. Lootused olid väga suured. Tuleb ilus aasta, kõik saavad koolis käia, midagi ei juhtu. Noh, jah, mõned analüüsid, mõned proovid, mõned asjad lahendatel. Aga täna hommikul, kui ma numbritele otsa vaatasin, siis ma esimene asi küsisin Katrini käest, et kas meil täna üritus toimub. Siis ma tegelikult tunnustasin ära selle, et ma kogu aeg korrutan, et me peame sellega elama õppima, mitte midagi ära jätma. Aga tõesti, need olid ehmatavad. Aga mul on hea näha, et teid tõesti siin täna nii palju on, et see on nagu suurepärane, ega ei mäletagi, millal nii suurt publikut siin saalis võib-olla kohtas. Ja tõesti, õpetajate päev on alati olnud väga oluline. Alati ma olen mõelnud, et mida ja kui palju ma teile rääkima pean. Aga täna me leppisime Katrinaga kokku, et tema räägib teile olulistest asjadest ja mina ainult kiidan ja tänan teid. Nii et kena õpetajate päeva teile veel kord. Ja teie kõige suurem tänu on see, kui teile tulevad vastu endised õpilased, vaatavad teile otsa ja ütlevad tänan õpetaja. Aitäh! Naljakas on mõelda, et paigal ei püsi aeg ühtki viiu. Kas palm või käsi? Ta täidab su päevad, ta tükib su unne, sa tunned ta kulgu ka siis, kui ei tunne. Ta tuleb su peale, ta tungib sust läbi. Tal tundeid ei ole, ei au ega häbi. Aeg tuleb, aeg läheb, kuid iial ei pöördu. Hetk vahel sind riivab ja kohe ka möödub. See oli ajaloo ainult. Armsad õpetajad koolidest ja lasteaedadest, ma tahan teid täna tegelikult tervitada hoopiski kellegi teise sõnadega. Ja ma otsustasin, et ma loen teile ette meie proua ministri Liina Kersna kõne, mille ta esitas 2. oktoobril õpetajate galal Eestimaa õpib ja täna. Ja lisan siia lõppu ka tänase tema kõne tervitussõnad. Me elame ajal, mille kriisist on saanud igapäevane tegelikkus. Palju muu kõrval on COVID toonud esile ka meie haridussüsteemi nii tugevused kui nõrkused, aga joonistanud selgelt välja ka selle, kui oluline roll on ühiskonnas õpetajal kui eeskujul. Kui tavaliselt on meil elus plaanid A ja B, siis nüüd peame olema valmis ka plaanideks C ja D. Oleme näinud, kui tihti tuleb käiku lasta just need varuplaanid, sest olud võivad muutuda erakordse kiirusega. Väga kiiresti suutsid meie õpetajad õppida selgeks videotundide andmise ja digiõppekeskkondade kasutamise. Kui esimese laine ajal suutsid seda vähesed, siis teise laine ajal juba paljud. Mul on hea meel tõdeda, et õpetajad on kogu ühiskonnal olnud eeskujuks kui kiired ja loomingulised kohanejad, esiõppijad ja loovate lahenduste leidjad. Mõistes oma rolli ja vastutust ühiskonna ees, on õpetajad olnud ka eesrindlikud vaktsineerijad. Tänu sellele saavad meie koolid olla täna turvaliselt avatud. Olgem uhked, et ka selles on õpetajad kogu ühiskonnale eeskujuks. Õpetaja kavandavat rolli ühiskonnas on märgatud ja sellest on saadud inspiratsiooni. Ei juhtunud niisama, et tänavu keset keerulist COVID-kriisi aega tahtis rekordarv noori minna õppima just õpetajaametit.
õpetajate tööelus on praegu kõike rohkem õppimises tugevaid õpilasi, rohkem vaimse tervise muredega lapsi, rohkem koostööd kolleegide ja lapsevanematega, rohkem kohanemist ja paraku teinekord ka rohkem segadust. Me teame, et õige õpetaja annab endast parima, mõtlemata oludele, võimalustele või iseenda heaolule. Alles hiljuti kuulsin üht õpetajat rääkimas oma hirmuunenägusid külastavast süütundest, et midagi on jäänud ikka tegemata, ütlemata, märkamata. See on loomulik, aga mitte normaalne. Õpetaja tass peab olema täis. Väsinud õpetajalt ei saa oodata märkamist, kurnatud õpetaja ei jaksa inspireerida. Meie kõigi roll, kes me oleme õpetajate kõrval, koolijuhi, haridusametniku, lapsevanema, sõbra või kolleegina, on märgata õpetaja ootusi, vajadusi ja soove ning hoida tema tass nii täis kui vähegi võimalik. Ka õpetaja võimetel on piirid. Õpetajad teavad hea sõna jõudu, jagades saavad headust, tarkus, rõõm ja ilujõudu juurde. Kõik algab meie igapäevastest otsustest, tegudest ja valikutest, meist endist. Näiteks, kas ainult mõelda hästi või öelda tunnustavad sõnad ka otse silma vaadates välja. See on meie valik. Aitäh, et teete oma tööd suure pühendumusega. Aitäh, et te märkate, toetate, inspireerite. Aitäh, et te usute õpilastesse. Teie usul on tohutu jõud muuta maailma paremaks paigaks. Täna aga tuleb kindlasti korra hinge tõmmata, kuulata vaikust enda sees ja märgata, kuidas te ise end tunnete, mis teile rõõmu valmistab. Lubage endale olla enesega rahul, täie õigusega. Te olete andnud endast parima, ka keerulisel ajal, ja te olete meile eeskujuks. Ilusat õpetajate päeva. Ma palun endale appi siia vallavanema Indrek Kullamäe ja meie spetsialisti Maret Salumäe. Ja kõige esimeseks annaks sõna siis Eidapere koolile, tutvustamaks oma aastaõpetajat. Meil koolimajas särab oma päiksekiir. Just nagu päike tõusekski meil täpselt siin. See päiksekiir on soe ja rõõmus, hell ning tundidega kutsub lustlik koolikell. Nüüd koridoris kostub kõps, kõps, kõps. Kõik kuulevad, kuis tundi ruttab inka õps. Töökavad kiirelt tehtud krips ja kraps, võõrkeele selgeks saanud iga koolilaps. Meil inkat annab õpetaja Tiina Viin, kes pikki aastaid juba töötab siin. Ta abivalmis, töökas, hooliv õps, kolleegidele sõbralik ja naerusuine sõps. Ta hommikuti Lipa külast meile tööle sõidab. Suur jooksul kõiki teisi õpse pikalt võidab. Loovtööd ta abil valmivad kui imeväel ja kodukoha ajalugu uurib vapralt omal käel. Aktiivselt külaliikumises kaasa lööb ja kodukaitses ühiskatlas tehtud suppi sööb. Pea inkatunnis kõlab rokk ja räpp. Ka huvijuhina on olnud Tiina kõva käpp. Kui vaja, meisterdame, laulame või tantsime ja matkateedel reipal sammul ringi vantsime. Kui hästi eksam, kontrolltöö või tunnikas on läinud, siis tublid lapsed Tiinaga on ekskursioonil käinud. Kui suvehapul kõlab päästev koolikell, siis Tiinast saab meil vapper reisisell. Ta vurab oma väiksel autol mööda Eestimaad, käib läbi muuseumid nii kodu kui ka välismaal. Tal kodus pastapliiatseid on sadu, on neile tarvis varsti tervet ladu.
sai Tiina tegemisi kaeda väljast seest. Nüüd kogu hiilguses ta seisab teie ees. Kirka vallavanema tänukiri aastaõpetaja 2021 Tiina Viin. Selle aasta õpetajad saavad kingituseks niisuguse toreda lambi, mis te näete seal laua peal säramas. Kallis Tiina, laoruumid pidid sul juba olemas olema, nii et meie poolt sulle kena peodest pastakaid. Aitäh! Järgmisena saab sõna Järvakandi kool. Ilusat ja säravat õpetajate päeva kõigile. Usaldus õpetaja vastu on ka üks kõva sõna. Usaldame teid kõiki, aga Mari kogu täiega. Kallis Marianne, õpetaja on see, kes palju peab suutma ja mured mahedaks muutma, kes oskab tast tarkusi anda ja aidata raskusi kanda, kelles on valgust ja sära, mis ei lõppe kunagi ära. Ilusat, säravat ja kaunist õpetajate päeva meie Marianne. Kehta vallavanema tänukiri aastaõpetaja 2021 Marianne Sepp. Mina tulen ikka mikrofoni juurde, et mina ei räägi ka oma sõnadega ja need õpetussõnad, mis ma teile ütlen, ma ise üritan vältida, et ei tea, kas välja tuleb, aga need on niimoodi, et kui ma nüüd midagi sassi ei aja, siis, et kui sa nüüd täna teed ära kõik homse päeva tööd, siis on sul elu lõpus terve üks vaba päev. Järgmisena saab sõna Valtu põhikool. Selle aasta Valtu põhikooli aastaõpetaja kohta sõnurite seades pean tõsiselt mõtlema, mida öelda ja mismoodi öelda. Öelda seda, et ühtegi nalja teha ei tohi, siis jäävad need ära. Tegelikult me tegime 1,5-tunnise filmi, aga kuna ei ole võimalik seda siin näidata, siis räägin teile lihtsalt süžee ära. Kõik on näinud filmi Vehkleja. Me tegime siis filmi Võimleja. Aga kõik, mis seal filmis juhtub, on analoogne. Ainult, et lõpus on see, et Kaireperes ja Raplamaal kõnnib oluliselt rohkem sirge ja rühiga tüdrukuid. Ja meie aastaõpetaja on peasüüdlane, et tüdrukud võimlevad. Huvihariduses on paljud pidanud sellel aastal ja mitte ainult sellel, ka eelmisel aastal võimlema kõvasti, et vee peale jääda. Aga meil siis võimlevad ka päriselt. Meie aastaõpetaja on Kadi, perekonnanimeks Saks. Aastaõpetaja 2021 Kadi Saks. Järgmisena sõna Kehtna kunstikoolile. Kehtna kunstide kooli aastaõpetaja 2021 on naine, kes on särav nagu vikerkaar. Ei, 2 vikerkaart. Tema tunnis on vaba ja lõbus. Saab arutada maailma asju ja enda sisse vaadata. Tema käsi on alati toeks ja abiks. Ta kuulab ja näeb sind ja mõtleb sinuga kaasa. Nii sünnivad moodsa kunsti aegumatud teosed ja saavad virumusteks kõik õpitud pliiatsijooned. Ta on moodne kunstis ja kodune olemuselt. Teda tuntakse lokkis juuste
ja naeratava suu järgi juba kaugelt. Ta on Järvakandi kunstikooli kunstiõpetaja Keiu Kuresaar. Kuna õpetaja Keiu juhendab täna hoopiski laagrikunsቲstuudiot, siis meie tervitused talle me saadame selle filmiga. Aitäh sulle, Keiu, ja palju õnne! Kehtna vallavanema tänukiri aastaõpetaja 2021 Keiu Kuresaar ja vastusaputaja Anne. Järgmisena sõna Valto lasteaed Sesagu. On üks armas õpetaja, meie maja silmatera, julgelt selja sirgu ajab, laulab, tantsib, näitleb kui vaja. Kati on kui päikene, päikesepeesa lastele. Kati on kui päikene, lasteaia perele. Katil meeldib õpetada, lapsi koeri kallistada, taimedelgi aiamaal paitab päid ja kastab ka. Kati on kui päikene, päikesepeesa lastele. Kati on kui päikene, lasteaia perele. Küll on tore, et sa oled meie maja silmatera. Täname sind väga-väga, kallis Kati õpetaja. Kati on kui päikene, päikesepeesa lastele. Kati on kui päikene, lasteaia perele. Kehtna vallavanema tänukiri aastaõpetaja 2021 Kati Hilvert. Mis nii viga särad, kui selline tore seltskond sind ümbritseb. Aitäh, naised! Mul lilled ka. Järgmisena saab sõna Kehtna põhikool. Teate, ma tahan öelda, et meie koolil on sellel õppeaastal kõik väga hästi. Nii vist võib öelda, kui koolis on olemas kõik õpetajad ja isegi juht on olemas. Mitte mina. Meie juht täna saab kohe-kohe terveks ja ta saatis mind siis enda asemele unustamata öelda, et siin võiks täna aastaõpetajad ka niimoodi tervitada ja õnnitleda. Nüüd ma siis kiiresti siin samal ajal, kui imeline esineja oli lava peal, kähku saatsin talle ühe kirja, kuhu ma siis kirjutasin talle meie aastaõpetajast. Ja eelmine õppeaasta meil tegelikult algus nii vahva ei olnud, et juht tuli 1. septembril, siis kui aktus oli, et oli temaga tore siis kohtuda ja siis oli meil veel õppealajuhataja olemas, aga juhtus nii, et mõne aja pärast teda ei olnud. Ja siis tekkis meil mõte, et on ju vaja ikkagi õppealajuhatajat. Ja selleks sai meie suureks rõõmuks üks väga-väga imeline inimene. Inimene, kes tegelikult eelmisel aastal alles lõpetas oma magistriõpinguid, tegi seda ülihästi. Tema julgus võtta siis vastu selline töökoht, kus tegelikult vajas poolt 180 õpilast ja siis värviline suleline õpetajate seltskond, siis me olime talle väga tänulikud, et ta selle otsuse vastu võttis ja ma kinnitan teile, ta tuli ülihästi toime. Ta tuleb siiamaani ülihästi toime ja ta kuulab päriselt, isegi istub täiesti rahulikult, kuulab, ei sega vahele. Me väga naudime seda. Tema kabinet on selline tore koht, kuhu kõik õpetajad alati tahavad ja julgevad minna. Sealt saab alati vastused. Ükskõik kui keeruline küsimus on, tema leiab vastuse. Kui ta ise ei tea, siis ta teab kohta, kus see vastus leida. Ta on tohutult usaldusväärne. Ta oli eelmisel aastal klassijuhataja 9. klassile, ehk siis tema töökoormus eelmine aasta oli meeletu.
ja lapsevanemana selles klassis siis võin öelda, et tema täpsus ja hoolivus oma klassiõpilaste vastu on täiesti üüretu, et seda oli lapsevanemana hea näha. Matemaatikaõpetajana on ta väga täpne, selgitab hästi, õpilased peavad tast väga lugu. Kolleegina ma võiks öelda, et ta on asendamatu, et on tasakaalustaja, sest ma arvan, et te kõik teate, milline kena läbilõige ühiskonnast ühes koolis on. Et tema on meie koolis selline imeline tasakaalustaja ja talle võib helistada isegi õhtul kell 8. Ta võtab ikka telefoni vastu, kui ta parasjagu kuskil ei jookse või oma lapsega trenni ei tee. Nii et Laura Piiper, me oleme väga õnnelikud, et sa oled just meiega. Kehtna vallavanema tänukiri aastaõpetaja 2021, Laura Piiper. Ja nüüd saab sõna Kehtna lasteaed Siller. Ma tänan ka oma armsad Kehtna põhikooli. Et aga suurim kunst õpetamise juures on äratada lastes rõõmu loomingulisest, eneseväljendusest ja tarkusest. Kehtna lasteaed Siller aastaõpetaja ongi väga loov ja võimekas. Temas on palju seiklusimulisust ning ta pakub põnevaid väljakutseid nii lastele kui ka kolleegidele. Erinevad ettevõtmised, olgu siis need õppe- ja kasvatustegevuste planeerimised, raamatute kirjutamised, ürituste korraldamised, ehk kõik, millesse ta panustab, on alati väga põhjalikult läbimõeldud ning seejuures ei jäta ta midagi juhuse hooleks. Tema pühendumus on märkimisväärne ning meelülendav. Õpetaja Pille on inimene, kes hoolsa aednikuna paneb iga päev tükikese oma mõistusest ja südamest lapse edasisele eluteele kaasa. Aitäh sulle, et sa oled ja meid oma loovusega rikastad. Kehtna vallavanema tänukiri aastaõpetaja 2021, Ville Mätt. Kehtna vallavanema tänukiri. Tänan pikaajalise kohusetundliku töö eest Valtu lasteaed Pesapuu kollektiivis Siiri Leinberg. Ja ega need õpetajad ei taha sealt lasteaedadest ega koolidest väga tihti ikka ära minna, nad jäävad sinna päris pikkadeks aegadeks. Ja nii tahaks tänada veelgi. Kehtna vallavanema tänukiri. Tänan pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Kehtna kunstikooli kollektiivis Saimo Ranger. Vallavanema tänukiri. Tänan pikaajalise kohusetundliku töö eest Kehtna lasteaed Siller kollektiivis Mai Kõva. Aga tore on tõdeda, et meil on ka uusi tulijaid ja uusi tulijaid tahaks ka meeles pidada. Aga neid me ükshaaval siia ette kutsuma ei hakka, sest ma usun, et neid kõiki ka siin ei ole. Teeme nii, et juhid võtavad vastu ja kui mõni uus inimene teil, kes tänavu aasta alustas, on olemas, siis te võiksite teda tutvustada. Järvakandi kool. Jaa, õpetaja Meelis Tomson. Ühesõnaga, õpetaja Meelis Tomson on Järvakandi koolis, võiks öelda, et tagasi ja ma usun, et tagasi.
Kehtna lasteaed Silleid. Meil on üks õpetaja kaasas. Õpetaja Anu Kaljura on sellest õppeaastast meil noor ja tubli õpetaja. Omandab õpetaja kutse Tallinna Ülikoolis. Väga tubli ja töökas. Palun. Järvakeelde lasteaed Pesamaa. Kätlin Kivisild on meil uus õpetaja sellest aastast. Hästi tubli, ka veel omandab haridust, aga kohe varsti on täna. Eidapere kool. Meil on rõõm esitleda Liisi-Mari Randjärv ja Joosep Pärn. Joosep õpetab meil bioloogiat, geograafiat ja arvutiõpetust ja Liisi-Mari õpetab meil kunsti. Ja lisaks on meil ka uus kehalise kasvatuse õpetaja, keda täna kahjuks küll siin ei ole, aga õpetaja Andres Purk. Nii, jagame esitletud Kehtna põhikool. Kui sul mõni kaasas on? Meil on neid palju, meil on neid lausa 6, aga täna siin teile saan esitleda meie Karoliin Uulitset, kes on ajaloo ja ühiskonnaõpetaja, kes on programmist Noored kooli. Ta on juba väga tubli ja õpilased peavad teda konkreetseks, aga toredaks õpetajaks. Nii, palju õnne kõigile ja ilusat õpetajate päeva veel kord. Nüüd on aga... Tunnen, et hoian ilusaid hingi, tunnen, kuis hoitaks mind. Tunnen, et väärin olla nii. Sest maa peal on paradiis mu jaoks kusagil siin. Kui maas on mõni murtud viiv, tas tee üle viib ja kusagil siis paistab paradiis mu jaoks. Andke mulle andeks, kui mõni sõna vahel vähem sai, kuigi mu käed unustasid mõnikord mõne pai. Andke mulle andeks, et tunnen nii palju, kuid vähe tehtud saab. Mul on lootus, et kord oma tunded vallutab. Iial ei teagi, kus on meenese hääl. Täna olete teie mu mõte ja väär. Maailm on olemas juba ammugi. Homset ei tea, mis jõuab meieni. Tean vaid, et kord suureks peab sirguma. Unine meel hommikul virguma. Seni las olen veel väike ja teiegi. Iga päeva järel algab uus ja võõras päev. Ning kui saab meil tuttavaks, siis lehvitab üle. Nõnda palju seiklusi meid elus ootab ees. Ja üks vapper süda tuksub aina mu sees. Hea on igal hommikul
sind enda kõrval.